autokoolis õpetati. Võtame ringteelt tagasipöörde tegemiseks sisemise sõiduraja. Anname kõigile teed. Jääme sisemisele. Ja siis enne väljasõitu vahetame rada välja. Ja siis lähme ringteelt välja. Tagasipööre tehtud. See, mis ma praegu tegin, on sellisel ringteel täiesti vale. Nädal aega tagasi küsisime teilt, kuidas teha Jõhvis mööda Rakvere tänavat tulles ringteelt tagasipööre. Kuidas see siis täpselt käib? Mis on sellistel turboringidel liiklemise põhimõtted? Sellistel ringidel liiklemise puhul on üks kõige olulisemaid momente meeles pidada seda, et kui te olete ringile sõitnud ja saate aru, et te olete vales rajas, täiesti mõistan, tekib kerge siukene paanika ja mõte, et oi, mis ma nüüd teen. Sõitke liiklusvooga ilusti rahulikult välja, säilitage rahu, leidke esimene võimalik koht korralikult ringilt maha sõitmiseks, peatuge ohutult, mõelge korraks järgi, kust kohast te tulite ja kuhu te tahtsite minna. Ehk siis kuigi tavalisel ringteel võib rada vahetada, siis siin seda teha ei tohi, üle punase märgistuse minna ei tohi. Ehk siis kui ma olen nüüd omale sõiduraja valinud, siis ma seal jätkan ja kui see suunab mind kuskile välja, kuhu ma minna ei tahtnud, siis ma ikkagi lähen sinna, kuhu ma ei tahtnud. On nii? Täpselt nii. Ja seda põhimõtet saadab asjaolu, et ringil sa enam ei vaheta rada. Selge. Aga kuna selle õige läbimine seisab mulle veel ees, siis ma hea meelega teeksin nende märkidega tuttavaks. Äkki me läheme vaatame neid? Lähme! Aga kuidas see liiklusmärk aitab mul siis selle tagasipöörde siin täpselt ära teha? Tegemist on liiklusmärgiga, mis on paigaldatud enne ringristmikku, mis annab sulle aimu, millises rajas sa oled ja kuhu sa liikuda tahad. Jõudes ringristmikule asud sa jälgima teekatte märgistust, mis hoiab sind ilusti täpselt selles rajas, kus sa olema pead. Selge, aga siis ma üritan selle kuidagi ära teha, et ma siit eluga ka välja tulen.